ka mood, ka draama, ka ilu. Suure ka tähega Korea kultuur on juba mitmendat aastat vallutamas maailma. Korea laine on saanud endale austajaid nii Ameerikas kui Euroopas, sealjuures ka Eestis, kus Korea muusika, tantsu, keele ja filmide fännibaas areneb valguskiirusega. Ну, это такая у меня стена радости, скажем так, для моих глаз. 저는 한국 남자들을 좋아해서 어쩔 수 없이 한국으로 이사 가야 돼요. Nii, see on tähestik, täishäälikud. Viimastel aastatel on korea keele õppimine Eestis muutunud aina populaarsemaks. Seda ka tänu Lõuna-Korea popmuusikale ehk K-popile. Uue kasvu sai see aastal 2012, kui igal pool kõlas laul Gangnam Style. Seda vaadati YouTube'is ligi 3 miljardit korda. Rekord, mis püsis 5 aastat. Keset Souli püstitati hitile mälestussammas Kuldsed käed. Tegemist on tantsuliigutusega, mida teab kogu maailm. Kätte all on maakera. Koos muusikaga vallutasid maailmaga Korea seriaalid, mood ja ilukaubad. See liikumine, mida nüüd nimetatakse Hallyu, see on koreakeelne sõna, mis tähendab Korea laine ehk Korean wave, nagu me teame seda rahvusvaheliselt. Hallyu sai alguse 20 aastat tagasi Lõuna-Koreas majanduskriisi ajal. Valitsus eraldas eelarvest suure summa ning üle kogu riigi avati enam kui 300 kultuuri arendavat instituuti. Nad teadlikult kasvatasid neid professionaale, kes hakkavadki tegelema meelelahutusega ehk show, muusika ja kultuuriga. Valitsus piiras välismaa, sealhulgas ka Jaapani muusika sissetulekut ning toetas Korea popstaaride tootmist. Selle sajandi alguses vaatas juba kogu Aasia Korea otsa. Eestisse jõudis Halljum hiljem ning tasapisi hakkas ka fänniarmeen suurenema. 안녕하세요. 저는 한국어를 공부해요. 그리고 K-pop을 좋아해요. 40-aastane Yesenia on graafiline disainer. Ta elab oma ema ja kassiga väikeses korteris Lasnamäel. Tema tuba on tema tööruum ning püha koht. Ja kui me arvame, et K-popist võiksid vaimustuda vaid teismelised, siis Yesenia on vastupidine näide. Есения, у каждого фаната есть свой алтарь. Вот у меня вот такой вот. Здесь BTS, 7 мальчиков. Здесь EXO, этот мальчик Чон Юн Хва. Он солист и руководитель группы Sin Blue. Мне она очень нравится. Я начала с Дарам. Дарам — это известные там сериалы у них такие, типа как мексиканские, которые мы начали смотреть, как просто Мария или типа того, но не такие длинные. Все-таки 16 серий — это вполне терпимо. У меня есть подруга, которая любит через интернет покупать для меня всякие фишки. И вот она мне тоже всякие значки вот BTS купила, подарила. Это ностальгия вот в вашем случае или что это? С чем, с каким чувством это связано? Вот как ни странно, когда я была моложе, я не была фанаткой каких-то групп. Даже когда я была тинейджером, такого со мной не случалось. Хочется как-то быть среди молодежи, и это как-то эмоционально очень приятно. И когда слушаешь такую музыку, как-то энергией заряжаешься. Скольких фанатов кей-поп старше 40 лет вы знаете? Наверное, человек 5 я видела, да. Me oleme Nõmme Kalju jalgpalliklubi kodustaadionil, kuid tegu ei ole jalgpalliga, vaid Korea popkultuuri fänniga, kelle juurde me tulimegi külla. 13-aastane Käti kuulub 700 liikmelisse K-pop bändi BTS fännigruppi,
mida kutsutakse Eesti BTS armeeks. see näeb nagu pood välja. Võib ka nii öelda. K-pop on minu jaoks selline elustiil, ütleme nii, et kui ma selle avastasin, siis see sai nagu osa minuks. Siin on kõik mu Love Yourselfi albumid. Iga albumis ja külje peale on kirjutatud üks täht. Ja kui sa kõik need kokku kogud, siis sa saad sellise sõna nagu Love Yourself. Ja siis siin sees on sul igasugused pildid ja sellised nagu tänusõnad. Tänusõnad, kellele fännidele või? Jaa, fännidele. Et siin on, aga need on nagu korea keeles kirjutatud, et nagu kui sa ei oska seda, siis sa võid kasutada Google Translate'i. Kas sulle nagu meeldivad, et nad on nii nunnud või? Jaa, ma ei tea, miski on nendest, mis nagu tõmbab mind nendega kaasa ja nagu kui ma vaatan neid, siis ma vaatan nagu appi see on nunnu, miks ta peab nii armas olema. Vahepeal, kui sul on väga kurtu ja siis sa kuuladki nagu mingit laulu ja sa saad aru, millest nad räägivad, siis sa oled kohe parem töö, et sa saad aru, et nad nagu räägivad sellest probleemist, mis sul on. Ja sa oled nagu tunne, et nagu sa ei ole ainuke siin maailmas. Igal K-popi grupil on oma selline lightstick ja siis seda saab äpiga ühendada, et praegu pole ühendatud, aga muidu kui sul on seda, siis see helendab ja siis kontsertil, siis sa võid sellega elad kaasama. K-pop bändide positiivne tagajärg on, et huvi tuntakse ka korea keelekursuste vastu. Me oleme praegu ühes Korea restoranis Tallinnas, kus antakse kaasaegset kanatoitu ning me teeme praegu kiiret korea keele tundi. Kõik algab hääldusest. Pressite alla, oma keele alla. Annyeonghaseyo. See on väga raske tegelikult öeldud. Estonia K-pop bändi. Annyeong. Ameeriklane Jason Mario Didinski on Tartu Ülikooli semiootika ja kultuuriteooria doktorant. USAs elas ta mitu aastat Ameerika korealaste kvartalis ning hakkas uurima, miks inimestele meeldivad nunnud asjad. So especially in Asia, kidult culture, so kid plus adult, so adults who like kid stuff, is actually a huge and growing industry. Oftentimes these people want to look back to their childhood for those elements of nostalgia. When things were simpler, they didn't have to work as hard and they had the care from their parents. So oftentimes these sort of cute elements really provide escapes for people. It allows them to relax. Tuhandete kilomeetrite tagant jõudis Eestisse ka K-pop tants, millega tegeleb üks Tallinna stuudio, mis asub ühe tööstuse tagahoovis. K-pop bändide esinemiste lahutamatuks osaks on tantsud. Nende lavastamisel kasutatakse tihti Ameerika tuntud tantsukoreograafe. Näiteks K-pop bändiga EXO töötasid sellised tantsumaailma staarid nagu Nicolas Bass ja Tony Testa, kelle klientideks on tuntud USA popstaarid. Mõlemad osalesid ka Michael Jacksoni viimase tuuri This Is It ettevalmistamisel. Teisega läänes tuntud K-pop bändiga BTS töötas näiteks Ameerika tantsusaadete So You Think You Can Dance ja World of Dance osaleja lavastaja Kioni Madrid. Ühesõnaga 5 minutiga seda ära ei õpi. Just jõudsime ja teist osa natukene sain teada, aga 5 minutit on liiga vähe selle stiili jaoks. Tantsustuudio Soto asutaja ning treener Merilin Sassian on olnud K-popist huvitatud ligi 10 aastat. Koreas käies sai Merilin kultuurishoki. Igalt poolt vaatas vastu K-pop. Merilin käis ka katsetel, et pääseda tantsima popstaari gruppi. Kõige suurem katse, kus ma käisin, oli siukene, ütleme, suur Alexela kontsertisaal, lihtsalt täis noori. Siis lähed ruumi, kus on üks naisterahvas ühe kaameraga ja siis sulle öeldakse, et sul on 10 sekundit aega tantsida koos teise mingi 5 inimesega, võib-olla 25 isegi.
Taustatantsijana pääses Merilin ühte gruppi, millest sooviti vormida täiuslik erinevatest rahvustest koosnev K-pop-bänd. Kui ma siis jõudsin ükskord ette siis selle päris omanikuni, ta istus maha laua taha, vaatas otsa meile ja ütles, te olete liiga vanad. Ja see oli kõik. Merilin oli siis vaid 21-aastane, kuid selgus, et korealaste jaoks juba liiga vana. Ettevalmistamine K-pop staariks ja iidoliks algab, kui oled umbes 10-aastane. Et see on justkui pedofiilide ühiskond. Where they have auditions, they go in, they might get accepted by a company, and then they're roughly raised and trained in order to perform as a star. Peale 6-7 aastat raskeid treeninguid ning välimuse nimel vaeva nägemist ei tea lõpuks kunagi, kas sinust saab staar. Oftentimes people are on very low-calorie diets and have really intensive training regimes. And because of this, it ends up with a lot of issues where people might pass out, they might develop issues later on in life. Ekspordiks mõeldud popkultuuri ja staaride vabrikud toovad Korea riigieelarvesse miljonid dollareid. Kuid nagu öeldakse, siis igal medalil on 2 külge. Mis saab siis, kui tuled kustuvad ja muusika vaikib? You have a lot of people who are heavily exploited. They don't have much personal freedom. They work almost as contract slaves. One of the kind of common ones is there's the no dating rule. So typically for both male and females, they're expected not to date anyone, especially not other celebrities. And if they are, they can actually lose their contract, lose given roles, and receive sort of punishments in some regards. If you don't lose your position already, then they'll kind of promote you to a lesser role. You'll have less singing parts, you'll be less in the videos. So ultimately you get pushed out of your own career as well. Ilukultus Koreas paneb inimese oma välimust muutma juba päris noorena. Nina ilusti natuke kõrgemaks ja silmad tehakse suureks, huultesse pannakse natukene, aga see tehakse nii ilusasti. Korea ilukirurgia on maailma parim, ausõna. Koreas on kahjuks ainult üks iluideaal, et suured silmad, väike nägu, kõrge nina ja natuke kõrgem laup. Koreas, kui sa ei ole ilus, see ei ole elu. Kas sa elad inetu välimusega või sa sured operatsiooni laual? See on sama nende jaoks. Lõuna-Korea on üks kõrgema enesetappude arvuga riik. Viimane aasta on paar juhtumit suurte staaridega, kes on kahjuks lahkunud meie seast selle tõttu, et lihtsalt tegelikult kõik on liiga raske. Ma tean mõndade sõprade pealt, kes on töötanud 3 aastat vähemalt nii, et sul pole ühtegi puhkepäeva. Ma tean ka neid, kes pole oma vanemaid neid 2 aastat kindlasti. Ja see on mingi määral kurb. Teisel pool maakera Eestis on aga fännid, kes ootavad bändidelt uusi lugusid ja kõike sellega kaasnevad. Hoolimata medali tumedamast küljest tulevad fännid ühel laupäeval kinosaali oma ilusat illusiooni nautima.